August Kitzbergi külajuttude lugemisel. Pisut nalja, targutust, pisut lahedat jutustut, pisut Eesti elu edendust, pisut kõlblust ja usku, pisut maaelu idülli ning kokkuvõetult tunduks nagu teatud ilmavaade, omapärane kunstikäsitlus, kujunenud ideoloogiagi, mida huvitusega vaatled. Me uskusime kord, et taevas võiks maa peale tulla, kui meil oma päriseks ostetud maalapike oleks. Aga me oleme nii mõndagi sellest usust kaotanud, sest kõigile ei jätku ometi maad. Me uskusime, et me soovid täidetud saavad, kui meil oma tubli talupoja seisus tekib, mida karjatavad omad Eesti õpetajad. Aga ilusast usust on nii paljugi pudenenud, sest kõikide talunikkude pojad ei pääse õpetajaiks ja kõik inimesed ei saa talunikud olla. Me uskusime, et sõna Eesti on mingisugune imesõna, pühadus, mis hävitab kurjuse, kadeduse, lahkumineku, isegi jonni, mis tasandab peremehe, saunamehe ja sulase õpetaja köstri ja kellamehe vahed, aga me kaotame sellest usust veel iga päevaga midagi. Sest meil tekkisid oma kadakasaksad, kadakavenelased ja Eesti saksad. Me uskusime laulu, muusikat ja luulet, ülistasime karskust ja pidasime igavaid koosolekuid veel igavamate kõnedega. Aga kipume oma usus kõikuma, sest meie laulame halvaste. Meie muusika on kõht, meie kiidetavamad luuletajad on näppajad. Ja joomises oleme mehe eest väljas. Me usume juba uusi uskusid. Me usume erelsust, demokraatlust, sotsiaaldemokraatlust, vanavara ja tõutervendust. Me usume õiget eesti keelt ja eesti kultuuri ning häda sellele, kes kahelda julgeb, kuigi ainult surnud keel, õige keel võib olla ja kuigi kultuur on alles. Mis on kultuur? Ja me usume pisut naljakalt, kergelt, idülliliselt, sest usk edendab ju elu ja uskuda on kõlbline. Me usume, nagu me ikka uskunud, külmalt, laisalt, pisut kaheldes, pisut mõeldes, pisut sakste mõjul, pisut mõnususe ja laiskuse ajel. Me usume isegi seda, et meie tulevik on oma laevnikkudes, vabrikantides ja mis peaasi, oma aristokraatias. Kuigi teame, et meist igaüks ei üheks, teiseks ega kolmandaks ei või saada. Me usume rahva tulevikku ainult siis, kui on oma armuleivo sööjad, kupongi lõikajad, rahva peale ülevalt alla vaatajad. Ühte ei usu meie aga mitte. Nimelt, et meie midagi tõsist usuksime. Tõsine usk, tõsine arvamine teeks meid palamaks, hakkajamaks, kas või kurjemaks, ülekohtusemaks. Me pole loiud ainult igapäevases elus, vaid ka kirjanduses ja kunstis. Ikka oleme pisut naljakad, pisut targutavad, pisut lahedad jutustajad, pisut Eesti elu edendajad. Pisut kõlblised ja usklikud ning lõpuks enamiste ilma selgroota, kaela künnapita, ilma vaateta ja ideoloogiata.
me ootame paremaid poegi, kui seda meie isade pojad on. Aga me tahaksime ka teistsuguseid isasid, kui meie isad olid. Anton Hansen Tammsaare aastal 1915.